Bluey on saade, mis mäletab kõike. Iga mänguasja, mis riiulile jäetud, iga kleep seinal, iga tegelane, kes kaadrist läbi käinud. Nii et kui mõni tegelane lihtsalt enam ei ilmu, panevad fännid seda tähele. Ja täna räägime kõigist neist tegelastest, kes on pildilt kadunud. Nendest, kelle saade tutvustas, panisin nende vastu huvi tundma, aga siis ei toonud neid enam tagasi. Jean-Luc, alustame sellest, mis tõesti haiget teeb. Bluey ja Jean-Luc kohtusid telkimispuhkusel ning neist kahest sai üks ilusamaid sõprussuhteid, mida see saade kunagi näidanud on. Aga mis oli konks? Nad ei saanud teineteisest aru. Tema rääkis prantsuse keelt, tema inglise keelt. Aga see ei takistanud neid mängimast, avastamast ega lõpuks koos puud istutamast. Sõnu polnud vajagi. Episoodi lõpus näitab saade neid kahte teismelistena, kes kohtuvad taas selle sama puu all. Ja episoodis Bingo, kui sa vaatad taustal olevat seina, näed joonistust, mille Bluey tegi endast ja Jean-Lucist. See ripub seal ikka veel mitu hooaega hiljem. Ta ei unustanud teda kunagi. Küsimus on, kas saade laseb neil taas kohtuda? Vinny on šokolaadikarva labrador, keda Bluey kohtas episoodis Kohvik, kus need kaks tüdrukut said kohe sõpradeks mänguväljakul mängides. Episoodi lõpuks oli bändid sõbrunenud Vinny isa Fidogagi ja kutsus nad isegi hommikusöögile. Ja siin läheb asi kummaliseks. Fido tuli tegelikult tagasi. Episoodis Täiuslik on näha, kuidas tema ja bändid vestlevad nagu kaks inimest, kes on sõpradeks jäänud. Isade sõprus jäi püsima, mis tähendab, et Vinny on kusagil ikka veel olemas, aga teda ei ole enam kordagi nähtud. Mitte kordagi. Bändid pidas oma lubadusest kinni. Ta hoidis sõprust Fidoga elus. Miks siis Vinny pole kunagi sellele hommikusöögile tulnud, kuhu ta lubas tulla? Chloe vend. Chloe on üks Bluey lähedasemaid sõpru. Ta on mitmes osas kaasa teinud. Tal on omaette süžee 8 jalg episoodis ja tema pere tundub olevat korralikult välja kujunenud osa Bluey maailmast. Seega muudab see tema väikevenna juhtumi veelgi raskemini seletatavaks. Ta ilmus episoodides Võlu pill ja Kärusõit, vast sündinuna, keda lükati vankris. 2 osa, siis pole enam midagi. Täiesti kadunud, justkui teda poleks kunagi olnudki. See teebki asja nii kummaliseks. Chloe ilmub ikka ja jälle välja. Tema ema ilmub välja. Pere on selgelt endiselt osa saatest, aga väikevend kadus ära samal ajal, kui kogu sari tema ümber edasi liikus. Praeguseks, arvestades sarja ajajoont, oleks see beebi juba väike laps. Võib-olla isegi lasteaiaealine. Kogu pere on kohal. Kus ta siis on? Chili ema suri ammu enne Bluey ja Bingo sündi, mis tähendab, et tüdrukud ei saanudki kunagi oma emapoolset vanaema kohata. Ja ometi on ta kõikjal. 2 tema fotot ripuvad hiilerite pereesikus. Ühel on ta koos Morty, Brandy ja Chiliga ning teisel on ta üksi hobuse seljas. Saime tema kohta veidi rohkem teada episoodis Draakon. Teda näidati Chili mälestustes sooja ja julgustava emana, kes ütles noorele Chilile, et ta joonistamist jätkaks, isegi kui hobused välja ei tule. See on ainus kord, kui temast üldse kuulsime. Üks mälestus, üks episood. Ja siis on ta jälle kadunud, tagasi seinal olevaks fotoks. Küsimus ongi, millal me näeme temast tagasivaate episoodi? Indi isa ja väike õde. Räägime 2 tegelasest, kes tehniliselt eksisteerivad, kuid pole kunagi ekraanil olnud. Indi on üks Bluey lähedasemaid sõpru. Oleme Indis ema üsna palju näinud. Aga Indil on ka väike õde, kes sündis enneaegselt ning ei õde ega Indi isa pole kunagi ekraanil olnud. Ja kõige kummalisem selle juures on see, et episoodis Perekoosolek mainis Bluey isegi, et hiilerid käisid Indi kodus õhtusöögil, mis viitab sellele, et mõlemad pered on omavahel üsna lähedased. Nii et sarja kohta, mis pöörab nii palju tähelepanu peredünaamikale, on see märkimisväärne puudujääk. Enneaegne laps on selline kogemus, mis muudab kogu pereelu. Tõsiasi, et sari mainis seda ja liikus siis edasi ilma seda teemat uurimata, jätab mulje, et asi jäi poolikuks. Mia ja kapten. Mõned tegelased kaovad vaikselt, teised kaovad just siis, kui nende lugu alles hakkas arenema. Mia ja kapten kuuluvad kindlalt sellesse teise gruppi. Nad ilmusid välja episoodis Barky Boats, kus Bluey ja Mackenzie õppisid esimest korda, mida romantilised tunded 2 inimese vahel endast kujutavad. Kapten ja Mia meeldisid teineteisele, lihtne ja selge, ja kogu episood kulges selle poole. Siis episood lõppes ja põhimõtteliselt oligi kõik. Nad on taustal korraks ilmunud episoodi Karriotsing laadastseenis,
kuid nad pole enam kunagi olnud loo keskmes. Saade tutvustas tervet emotsionaalset liini ja jättis selle siis õhku rippuma. Loodetavasti võtab 4. hooaeg selle teema uuesti üles, sest need 2 väärivad korralikku lõppu. Vintoni ema. Vinton elab koos oma emaga, kuid külastab regulaarselt oma isa. Ometi pole tema ema kordagi saates ega üheski teises Blue'i meedias ilmunud. See on tegelikult tähelepanuväärne, kui sellele mõelda. Ta on vanem, kellega ta tegelikult koos elab, kuid ta on täiesti nähtamatu. 3. hooaja lõpuks kolis Vinton oma isa ja terrieri pere juurde elama, mis tähendab, et mingil hetkel muutus elukorraldus. Kas ta kolis ära? Kas ta otsustas, et uus kärtpereelu on Vintoni jaoks parem? Seal on terve lugu vanemast, kes vaikselt taandus, kuid seda pole saates veel räägitud. Vintoni ema võib olla kogu sarja kõige huvitavam nähtamatu tegelane. Bosco. Siin on üks, mida enamik inimesi täiesti unustab, kuigi sellel on tohutud tagajärjed. Episoodis Topelt lapsehoidja mainib Blue'i Boscot, Friski endist poissõpra. Boscot on raske armastada, aga enam mitte. Ja viis, kuidas ta temast räägib, ütleb sulle kõik. Ta tundis teda. Mitte lihtsalt ei teadnud temast, vaid tegelikult tundis teda. Friski tutvustas teda oma ristilapsele, mis tähendab, et suhe oli piisavalt tõsine, et abielu tundus reaalne võimalus. Miks nad siis lahku läksid? Friski käitumises on peidetud vihjeid. Kui Rad üritab ta Brisbane'ist välja viia, reageerib ta tõelise, nähtava vihaga. Sellise vihaga, mis ei teki tühja koha pealt. Paljud fännid usuvad, et just Bosco ongi põhjus, et tema oli see mees, kes tahtis, et ta lahkuks, aga tema ütles ei. Ja Boscost ilmajäämine oligi hind, mida ta pidi jäämise eest maksma. Kui see on tõsi, siis mõjub kõik hoopis teisiti. Friski ehitab koos Radiga elu üles just selles samas linnas, kus ta kunagi keeldus lahkumast. Rusty isa on kogu sarja üks tähtsamaid puuduvad tegelasi. Ta on sõdur, kes teenib kodust eemal ja kõik, mida Rusty teab distsipliini, lojaalsuse ja julguse kohta, on ta õppinud oma isalt. Irooniline on see, et me näeme seda meest vaevu kunagi. Episoodis Armee näidatakse teda ainult selja tagant. Nägu pole kunagi näha. Alles episoodis Cricket saame midagi isiklikumat. Kirja, mille ta kirjutas oma pojale. Mis teeb selle veelgi huvitavamaks, on see, et algselt pidi Rusty olema saate peategelane, enne kui looja Joe Bram suunas fookuse Blue'ile. Kui see algne versioon oleks ellu viidud, oleks Rusty isa tõenäoliselt olnud keskne tegelane, selle loo versiooni Bandit. Selle asemel on temast saanud vaikne, auväärne tegelane, kes tegutseb täielikult ekraanilt eemal. Saade pole talle kunagi tõeliselt tema hetke andnud. See tundub nagu lahendamata teema. Hercules ilmus ainult episoodis Tsirkus, kuid ta jättis mulje, ta on Bernardini kutsikas, mis tähendab, et ta on juba praegu suurem kui kõik teised tema vanused lapsed. Ja episood ei varja, kuidas see jõud võib valesti minna. Ta lükkab Vintoni ringi, sunnib teda tegema asju, mida ta ei taha ja käitub üldiselt nagu kiusaja, kuni Bingo kõigist inimestest talle märkuse teeb. Siis midagi muutub. Lõpuks kasutab Hercules oma suurust selleks, et tõsta Mackenzie õhku ja keerutada teda ning äkitselt muutub kogu olukord rõõmsaks. See areng, kus keegi kasutab oma suurust hirmutamiseks ja siis rõõmu valmistamiseks, väärinuks järge. Seal on terve tegelane olemas. Miks Hercules pole tagasi tulnud? Ta võib olla vanem ja juba teises kooliastmes. Ta võis kolida, aga mis iganes põhjus ka poleks, saade jättis tõeliselt huvitava lapse kõrvale. 2 Jasperit. See on tõesti segadust tekitav ja võib-olla seletab end ise. Bingo koolis on 2 õpilast nimega Jasper. Jasper G, Dobermann ja Jasper W, Rottweiler. Bob Bilbis näidatakse kutsikat koos proua Retrieveri klassi maskotiga ning teda nimetatakse Jasperiks. Aga kumb neist? Fännid on selle üle sellest ajast peale vaielnud. Tööhüpotees on, et 2 täpselt sama nimega tegelase olemasolu tekitas tootmises piisavalt segadust, nii et stsenaristid otsustasid vaikselt ühe alles jätta ja teise välja jätta. Päriselus on tavaline, et 2 lapsel on sama nimi. 7-minutilises animatsioonis on see aga logistiline õudusunenägu. 1 Jasper jäi alles, teisest sai vaid ääremärkus. Mis sina arvad? Need ei ole lihtsalt unustatud kõrvaltegelased. Need on lahtised otsad sarjas, mis peaaegu kunagi ei jäta asju lahendamata. Ja kui Blue on meile midagi õpetanud, siis seda, et ta tuleb alati lõpuks tagasi, et lõpetada see, mida alustas.